Tervist! Kreatiin, mida müüakse ka näiteks tavalises toidupoes kreatiinmonohüdraadi kujul, on enim uuritud toidulisand, mille toime ja turvalisuse osas on meil tuhandeid heal tasemel teadusuuringuid ja mis on minu isikliku arvamuse kohaselt kõige olulisem toidulisand, mida peaksid tarvitama kõik täiskasvanud. Ma olen teinud kreatiinist mitmeid videoid ja soovitan neid sul vaadata, sest kõik need videod on puhas kuld ja sisaldavad informatsiooni, mis võib tõsta su elukvaliteeti olulisel määral. Kui ma varem olen rääkinud kreatiinist kui toidulisandist, mis parandab lihastreeningu ja aeroobse treeningu võimekust ja tulemusi, siis viimaste aastate jooksul on tehtud arvukaid väga heal tasemel teadustöid, mis näitavad, et kreatiini toidulisandina tarvitamine parandab märkimisväärselt ka vaimse võimekuse näitajaid. Ehk siis lihtsamalt öeldes, kreatiin on oluline ja vajalik nii su lihastele ja vastupidavusele kui ka sinu ajule. Täna ma tutvustan uuringut, mis on üsna värske ja milles analüüsiti kreatiini tarvitamise mõju müalgilise entsefalomüeliidi ehk lihtsamalt öeldes kroonilise väsimuse sündroomi puhul. Kroonilise väsimuse sündroom on keeruline ja kurnav haigus, mida iseloomustab püsiv ja seletamatu väsimus, mis kestab vähemalt 6 kuud ja mida ei leevenda puhkus. Seda haigust iseloomustavad ka mitmed muud füüsilised ja neuroloogilised sümptomid, nagu näiteks vaimse võimekuse langus, unehäired, liiges- ja lihasvalud ja laiemalt ka näiteks gripilaadsed sümptomid, mis võivad selle häirega kimpus inimese elu muuta üsna talumatuks. Antud tervisehäirel puuduvad spetsiifilised ravimid ja tegeleda tuleb seega sümptomitega. Ka ei ole sel häirel tõenäoliselt olemas ühte ja kindlat põhjust, vaid neid on mitmeid ja haigus avaldub nende koosmõjus. Antud tervisehäire esineb naistel muide 1,5 kuni 2 korda sagedamini kui meestel. Kroonilise väsimuse sündroom on üllatavalt laialt levinud nähtus. Ja ma toonitan, tagasihoidlike hinnangute alusel on sellega kimpus umbes 0,2 kuni 1% elanikkonnast. Aga tõenäoliselt on see number oluliselt suurem, sest mitmetes uuringutes ja analüüsides on leitud, et antud sündroomile omaste sümptomitega inimeste seast on vaid väike osa saanud ametliku diagnoosi. Lisaks on leitud, et pikaaegse COVID-i patsientidest umbes 10% esinevad sümptomid, mis on omased kroonilise väsimuse sündroomile. Kreatiini kasutamine kroonilise väsimuse vastu on tegelikult väga mõistlik lähenemine, sest me teame, et kreatiin on aju energiavarustuse jaoks väga oluline ja sellel on ka närvirakke kaitsev ja antioksüdatiivne toime. Aga uuring ise, lõpuks jõuame ka uuringuni. Uuring on selline ja selle raames tarvitasid 7 naist ja 4 meest keskmise vanusega 40 eluaastat, kellel kõigil oli diagnoositud kroonilise väsimuse sündroom, 6 nädala jooksul igapäevaselt 16 grammi kreatiinmonohüdraati. 6 nädala möödudes leiti, et katsealustel oli vastavalt 8,3 ja 2,9% tõusnud kreatiini sisaldus 2 antud teema kontekstis olulises ajupiirkonnas, milles on krooniliselt väsinutel varasemate teadustööde tulemuste kohaselt kreatiini tase normaalselt madalam. Mis näitab siis, et 16-grammine päevane kreatiinidoos oli antud katse eesmärkide saavutamiseks piisav. Lisaks olid katsealustel 2 erinevat testi kohaselt oluliselt paranenud väsimusnäitajad ja nende tulemused Stupi testis ehk siis värvi ja numbri testis olid varasemaga võrreldes paremad, kusjuures kõige selgemalt parandas kreatiin reaktsioonikiirust. Ja dünamomeetrit kasutades kontrolliti katses osalejatel käesurumise tugevust ja see suurenes kreatiini toimel 6 nädalaga ettearvatult väga olulisel määral. No mis selle uuringu kohta siis öelda? See oli väikeste osalejate hulgaga ja kindlasti tahaksin ma tulevikus näha platseebo-grupiga juhuvalimil põhinevat ja suuremate osalejate arvuga samalaadset uuringut, aga tulemused olid siiski selged, statistiliselt olulised ja oleme ausad, üsna muljetavaldavad. Ehk siis, kui sa tunned ennast pidevalt väsinuna ja sa ei suuda sellest kuidagi välja tulla ka siis, kui sa magad piisavalt ja toitud tervislikult, siis on kreatiin, mida sa saad osta suvalise toidupoe tervisetoodete letist, sinu jaoks üks abivahend, mida võiksid kindlasti proovida.
Uuringus kasutatud päevane doos 16 grammi on päris suur ja ma arvan, et antud eesmärgil toimiv päevane kogus võib alata umbes 10 grammist. Aga olenemata sellest, kas sa tarvitad päevas 10 või enam grammi kreatiini, soovitan ma seda teha mitmes jaos. Ja muidugi ära unusta, et regulaarne lihastreening jõusaalis ja regulaarne aeroobne treening annavad sulle koos kreatiiniga ja ka ilma selleta suurema ja laialdasema tervisekasu kui ükskõik milline toidulisand, kaasa arvatud kreatiin. Jõusaalis näeme!